näib, et kohe antakse siit ka avavile ja saame minema hakata. Terav tipp, mis seal 4 mehest välja joonistus, Eesti meestele pressi tegi, aga nüüd Läti paremalt äärelt tulemas ja seal suured jõud kastis ka. Hästi astub üle ja sealt juba näis, et nõmm pannakse ka kergelt proovile, aga sama liikumine, mehed sinna karistusala nurka ennast valmis panevad ja jooksevad siis kasti. Tagumises postis pall endiselt lahti, sealt oleks vaja nüüd see pall ära klaarida. Ja hästi, et jääb hästi ikkagi sealt Läti meestele ette ja Eesti mehed ei saa seda palli praegu kastist välja. Kehvasti kukub ette ja sealt tuleb esimene ära. Läti saab peale 2,5 minutit kätte ja see mees, kellest siin ülekande alguses rääkisin, number 7, Aniško. Lõppude lõpuks ikkagi meest näib, et kinni ei saadud, vähemalt mitte siin avaminutitel, et tuli sealt mängijate summast koos selle palliga läbi ja pani selle müüri seisma. Tovstik, hea pall paremale äärele, pall kasti ka, sealt võib tulla ja tuleb ka, pall käib postis ära, aga Läti koondis on siin oma standardite meistrile päris. Vaatame selle lahenduse ära ja ei ole üldse kaugel, et sealt oleks ka värava peale löögile pääsetud. Lahendust siis näha saanud, et hea pall liini taha, Patrikejevs löök ka, nõmm paneb käe vastu ja esimesest nurgast hetkel toob välja. Aniško, uude ettevõtmine vasakute äärelt ebaõnnestub selgelt, saadakse sealt Eesti poole pealt palliga korraks kätte, aga jällegi Läti valduses ja Patrikejevs tulistab sealt vasaku jalaga selle palli esimese ristnurga suunas, aga siis saab ka selline 7–10 minutiline periood, kus Eesti sai palliga päris korralikult ehitada ja proovida, aga seejärel on see mäng pigem ikkagi lätlaste poole senimaani kaldus olnud. Mehed korralikult keskväljal võitlevad palli lõpuks Eestile, siit on võimalik tulla 4-3 rünnak, vasak äär täiesti vaba, siit oleks vaja lahendus leida, hea pall liini taha ja tõstetakse ka, Eesti saab siit oma esimese kätte ja väravautadeks ei keegi muu kui Orlov, ei ole üldse palju vaja, tõstab sealt lätlaste väravast selle palli mööda ja Eesti, vaat et minu jutu lähe täiesti vastupidiselt, saab selle värava siit kätte. 2 võimaluse peale siis 1 värav hetkel. Pihhin võtab jällegi hästi ette, löögiga ette posti, aga blokkees ja rikošett ei kuku. Eesti koondis mängis eelmise nurgalöögi lühidalt lahti, saame näha, kuidas lahendatakse see. Tuleb jällegi tagumise posti suur, kui ei tohiks olla põhjust anda. Pall ka hästi, sealt Wagner esimesena jaol, teine pall kukub hästi lätlasele ette. Oma lahendusi hetkel otsimas, hästi kombineeritakse sealt. Tuleks see asi rünnakuga, löögiga lõpetada, tuleb rikošett ka päris korralik. Sööt oma vahel kokku kombineerida, nüüd on võinud ka hästi tulla. Wagner pall keskele, Orlov löögi koht ka, läheb oma teist otsima ja rikošett. Orlov ka, oleks saanud siin muidugi panna mind oma sõnu sööma, et oleksid võinud täiesti vabalt, kui ma tänase kohtumise teise ära lüüa. Väga hästi jääb see pall vabaks ja sealt tuuakse joone pealt välja. Pall ka hästi, tuleb hästi ja seal nõmm hetkel sekkub otsustavalt. Kriis ja pall liini taha ja sealt ei keegi muu kui Mustmaa ise pääses. Pall alla. Pihelat suure tõenäosusega otsiti, aga tuleb kahuglöök ka ja oli seal Smirnovil juba mees seljas, vaatame nüüd, Kriis siit võib tulla, kas see on kuldne võimalus, aga ei, alamatselt penaltipunktilt otsiti, kuid lätlaste jalg otsustaval hetkel vahel, minut lõpuni, siit võib tulla, löök ka, aga ei ole esimene kord, kui Läti kaitseliin seal otsustavalt plokki saab. Alamaa, pall vasakuga ka hästi, Alamaa, siit tuleb pall mängu panna, lätlased selles olukorras pisut magavad, aga sealt Audi sissevise jääb nõrgaks, kriisini kohale ei jõua ja naaberriigid lepivad siis omavahel ka jalgpalliväljakul ikkagi sõbraliku viigi.